Tervist sõbrad, alustame järjekordse episoodiga Elupalli taga. Mees, kes täna mul külas on seigelnud viimased aastad või isegi võib öelda aastakümned juba pikalt siin maailmas ringi. Tere tulemast saatesse, Henri Anier. Aitäh kutsumast, tere. Kuidas selline esimene kommentaar on, et kui öelda, et oled seikleja, kas võtad pigem seda komplimendina või võtad seda, kui et tegelikult ei suutnud või ei tahtnud kuskil ikkagi tugevalt jalga kinnitada? Ei, mulle see seikleja sobib väga hästi, et jaa, ma arvan, ma olen inimesena selline, et mul on põnevust vaja ja ma usun, et seda oma karjääris olen saanud nii küllaltki, et jah, nüüd ma olen Eestis omadega. Hakkame otsast minema. Sinu jalgpalluri karjäär, kus see kõik alguse sai ja miks just jalgpall? Jah, tead, nii palju, kui ma nüüd tagasi meenutan ja mäletan, et juba väga väiksest peale, siis ma olingi ainult palliga. Et nii sees kui ka väljas, et Kristiine ja paneelmajade vahel kasvasime ülesse. Et ma venna koos alati mängisin palliga. Emal lõin kõik vaasid puruks kodus ja kõik mis võimalik. Et olid need pallid igas suuruses ja olid need pehmemad pallid ja kõvemad pallid ja iga õhtu siis olgugi, et oli lumimaas või oli mudamaas või mis aastaaeg oli, et alati ma olin õues ja mängisin jalgpalli, et siis vanemate vene poistega ja nii ta alguse sai. Aga trenni läksid millal? Vanas olid siis, mäletad? Trenni ma vist läksin 4-aastasena, ma mäletan, et naabripoiss Markus ja paar vanemat vene poissi vist ka ja siis ükspäev Markus tuli küsis, et ülevalt vist ema ja isa käest, et kas Henri tohib minuga kaasa tulla, et jalgpallitrenni ja loomulikult see tuli sealt jaatav vastus ja ma mäletan, et mu esimene trenn oli siis Lilleküla gümnaasiumi taga Olev Reimi juhendamisel. Okei, ja jäid sinna kohe siis pikemalt või oli vahepeal mingi teisi alasi ka, Ei, mul oligi ainult ja kogu aeg, et jalgpall. Ühtegi kergejõustiku trenni ei, selles mõttes, et ma olen pigem väga aktiivne inimene ja mulle sport väga meeldib igati pidi aga just see, et jalgpall köitis mind kõige rohkem, et juba väiksest peale ja loomulikult mulle lasteaias meeldis joosta ja ümber lasteaia jooksusid võita ja siis juba koolieas teatevõistlused ja kõik spordiga seondub selles mõttes, et mida kehalise kasvata sundi saati teha sai, et ei pidanud alati jalgpall olema, aga jalgpall oli siis võib-olla kõige see südamelähedasem. Aga teil pere oli ka pigem sportlik või pigem sina olid erand? No isale on samuti meeldinud läbi elu sporti teha kogu aeg, et ta on olnud väga aktiivne ja on siiamaani, et tähtis on olnud ennast liigutada ja ema samamoodi, et nooremana tantsinud ja olgugi, et ta on muusikaõpetaja ja see geen on talle väga hea ja peamine, aga samuti emaga on spordiga lähedane, et lapsepõlves palju tehtud ja minuni tuli see samuti niimoodi kuidagi loogilist teed pidi. Ise ka, kui ema on muusikaõpetaja, siis tihtipeale on see küsimus, et kas ise ka laulad ja viisi pead või? Ma arvan, ma viisi pean päris hästi, et ma oleksin täiesti okei, kuidas siis eesti keeles öelda, tagalaulja. Et võib-olla mitte parim sooloartist. Aga selleks on samuti, ma arvan, vaja trenni ja harjutamist ja siis on kõik võimalik. Ühesõnaga, sa oled ikka seal duši all natuke ikka vahepeal omaette laulad ka? Duši all laulja ma vist suurim ei ole. Aga muusikat mulle meeldib väga palju kuulata küll. Okei, suurepärane. Siis sa ütlesid teisi alasi tehniliselt, aga nagu üheski kas on siis nagu õigus, et sa üheski teises trennis reaalselt ei olegi käinud? Üheski teises trennis ma käinud ei ole, jah. Ainult jalgpall, päris huvitav. Ainult kuidagi jäin jalgpalli juurde ja nagu ma ütlen, mulle meeldis. Nüüd mulle meeldib korvpalli vaadata ja mulle meeldis ujuda ja joosta, nagu just enne mainisin, et väga palju looduses olla, et orienteeruda ja selline muu asi, aga eraldi kuskil trennis ma käinud ei ole tõesti. Okei. Aga sinuga hüppame kohe sealt edasi. Räägime sellest, mis sul on kõva välismaa turnee olnud selja taga. Algas see kõik su debüüdiga 2008 aasta Flora esinduses. Lõid 28 mänguga 15 väravat. Peale hooaega läksid katsetele Hannoveri, Palermosse ja Ascoli, aga lepingut seal ei tulnud. Mäletad sellest ajast ka midagi? Jah, kihvt, kui sa nii nüüd tagasi võtad seda aega.
mul meenub jah, vist 16-aastaselt siis kirjutasin esimese profilepingu Floraga, et sinna etappi siis juba jäid mul need treenerid, kelle käe läbi ma sinna jõudsin, et nagu ma enne mainisin, Olev Reim oli mul esimene treener, siis Priit Adamson ja siis Saur Tšilingaras-Viili ja siis Pasi Raudjainen oli vist tol hetkel Flora esindusmeeskonna peatreener, et kes mind siis nagu võttis esindusmeeskonna juurde ja mäletan, et neid mängeid niipidi ja nii edasi, aga oota, küsi uuesti, mis sa küsisid? Lõpuks oli lihtsalt see, et sa jõudsid peale seda 2008. aastat, läksid kohe katsetele sinna Hannoveri, Palermosse, Ascoli, mäletad ka nendest jaa, mul tulevad seigad meelde, et Hannoveri, ma mäletan, läksime koos Rauno Allikuga minu meelest ja oli nii, et pidime lendama õhtul, aga oli suur lumetorm, väga suur lumetorm siin Tallinna kohal, et paksud lund ja siis läksime minu juurde, mu vanemate juurde ööseks, vist lend canceldati ja lendasime järgmine päev, et Hannoveri ja mäletan, et seal treenisime sellises külmas Saksamaal, et käisime seda suurt staadionit vaatamas ja seal Saksamaal on jah, et natukene me läksime siis vist nüüd nagu Patrik mängib seal 4. liigas, et neil see ühendus nagu põhitiimiga ei ole nii, see kontakt ei ole nagu nii lähedane. Et siis me treenisime erinevas kohas, kus treenis põhimeeskond, et aga jällegi kihvt kogemus ja nii noorena, et ei osanud ju midagi ette kujutada, et mis sellest kõik arvab ja Saksamaal on selline kõva distsipliinikool, et jah, seda ma mäletan. Siis ma mäletan ka Palermos käiku, et kui ma üksi lendasin Sitsiiliasse, et jällegi nii teistmoodi kultuur ja kõik. Ja olnud üksi lihtne minna üldsegi nii noorena. Oli sul juba siis nagu, see tegelikult on mingil määral ikkagi veits hirmutav ka vist? Jaa, hirmutav absoluutselt, et kõik ju sõbrad siin ja pere siin ja kasvanud üles siin sellises kultuuris ja ei tea ju, mis see suur muu maailm ennast ette kujutab, et Palermos oli, mäletan, soe, itaallased, autod sõitsid igalt poole, ma mäletan, ei olnud vahet, et oli vastaspoolne või ühelt poolt pidid sõitma, et liiklus nägi seda pidi, aga autod tulid seal igas suunas igati pidi, et ma arvan, Sitsiilias ongi see elu selline väga kirev, et ja mäletan, sõin spagette juba sealt hakkas, võtsin, itaallastele omaselt süüakse lihtsalt oliiviheliga, aga ma pigem võin harjunud siin valgeid spagette ja ketšupit peale panema eestlasena. Ja siis see ei meeldinud nagu seal teenindajat, et ühes restoranis, et kuidas ma rikun nende rahvustoitu, et panen ketšupit spagettile peale, aga sellised, huvitav, selline väike seik mul meenus, jah. Siis 2009 läksid sa Sampdoriasse laenule hooaja lõpuni ja neil oli eelisõigus omandada ka nii-öelda sinu siis mängiõigused lõplikult peale laenuperioodi. Mis seal siis lõpuks toimus, et miks ei tulnud seda nii-öelda kanna kinnitamist või millest seal puudu ei mäletad seda kõik asja? Täna on kõva siuke meenutamissaade, et kui kõik asjad meelde ei tule, see on täitsa okei, sellepärast. See on okei, ma olen nii palju juhtunud ja ma arvan, et siin kõik ei meenu ilmselgelt läbi selle karjääri, aga väga huvitav nii endale mullegi kõike seda meenutada, et Sampdoria samuti, et kuidas ma sinna sain, mäletan, mängisin U21-ga Šveitsis võõrsil. Kaimar oli värava seal veel ja siis skaudid olid kautimas ja ma olin Flora eest juba väravaid löönud noorena, et skauditi mängijaid nagu ikka ja siis mäletan otsa Šveidist peale mängu üks skaut siis võttis mind oma auto peale ja sõitsime Sampdoriasse. Šveitsist Genoasse ja Poljaskosse siis sinna linna, et Genoa külje all see oli Vahemere ääres, et väga ilus selline koht, kuhu ma nüüd tahaks nüüd tagasi minna mingi hetk, et peale oma karjääri ja mõtlesin, ma käin kõik kohad läbi, kus ma olen mänginud. Et jah, üks hetk, et jah, Joonasega oleme ka harjunud, Joonas Tamme, kellega ma koos olin hiljem, et Joonas tuli ka Sampdoriasse ja täiesti teine maailm jällegi, et Vahemere ääres seal elasime seal villas, mille nimi oli Flora, Villa Floras elasime. Mäletan neid söögitõdisid, mäletan receptionis, kes seal oli, see naisterahvas. Aga seal elasid siis nagu kõik noored koos? Me olime see põhistata, Sampdoria põhistata oli siis bussiga sõites nagu mägedesse, meid alati võttis buss peale, me olime nagu akadeemias. Primaveras, Sampdoria Primaveras, et väike armas linn, Poljasko ja tõesti hästi mägine ja selline itaallastele omane, et
loomulikult oli raske tol hetkel, ma nii noor ei teadnud midagi nagu, mis ja kuidas see kõik elu käik, et nüüd tagasi oleks võinud mingeid asju teisiti teha, et näiteks, mida nagu... Ei, no lihtsalt Joonasega ma laudnud, et noh, oleks võib-olla võidnud endale auto võtta, vaata, et liikuda lihtsamalt, et juba olime täisealised. Küll aga noh, teisiti ikkagi noor mängijad, et ei päris nii ei saa, et peame elama seal, kus kõik mängijad koos elasid ja meil ikkagi oli selline kord, et nagu akadeemia selle omaselt, aga Itaalias on see kord võib-olla mitte nii distsiplineeritud kui Saksamaal, kui Inglismaal, et natuke teistsuguselt. Aga oli seal niisugust tõestamist ka, et sa pidid kohe algul nagu tõestama hakkama, et nagu me tuleme Eestist üldse, et noh, selles mõttes. Jaa, Eesti passiga on igal pool keeruline, absoluutselt, et sinnani võib-olla jõuame hiljem samuti, et Itaalia on suur jalgpallimaa ja mis ma mäletan, et nii noored läksin, et kõik rõdud on täis siis Sampdoria lippe või siis Genoa lippe, et olime seal Genoas natuke eemal küll ja kus siis see Sampdoria nagu baseerub, et ja tulevad igas vanuses naisterahvad vastu, meesterahvad vastu, kõik on nagu jalgpalli ja kursis, et jalgpallilehti Calciost kirjutatakse kogu igal pool, et see kultuur on nagu võimas, et väga äge nii noorena kui tagasi mõelda, et see, mis me trennides tegime taktikaliselt, see taktikaline töö, mis Itaalias tehakse, et see on nagu vägev ilma pallita, kuidas liikumised, et kõik positsioonid, väga spetsiifiliselt kõik nagu mängijad platsil teavad, mida peab tegema, et Alfredo Allietti oli see meil see suur Itaalia treener esimene Primaveras, ma mäletan, ja väga kihvt aeg tagasi mõistes või tagasi mõeldes, et mõnus soe, küll kunstmuru peal treenisime, mis oli natuke huvitav, et Itaalias nagu eeldad, et lähed treenid muru peale, et aga paljud noored ja paljud Primavera meeskond treenivadki kunstmurul, küll mängud olid meil muru peal, et aga treenitakse, okei. Ja treenisime kuigi ma treenisin nädalas korraga põhitiimiga, et mis oli siis väga, väga kihvt, et seal olid suured nimed. Tol ajal, et Antonio Cassano ja Gianpaolo Pazzini ja Angelo Palombo, et kes siis olid kõik Itaalia koondis. Miks nüüd on nii palju aastaid möödas, nüüd tagantjärgi, et miks sealt seda jätku ei tulnud, et sinna pikemaks jääda? Ei, meil isegi meil oli vist laenuleping see Joonasega mõlemaga kuidagi, aga siis Floraga kuidagi neil jutud läksid nii, et ma täpselt ei tea, et kas seal oli midagi ülemineku summades kinni või... See sinuni nii-öelda ei jõudnudki? Et see nagu täpselt minuni ei jõudnud, jah, et meil sai leping läbi, ma mäletan veel Milaniga, oli vist AC Milaniga viimane mäng meil võõrsil ja siis, kui meil mai lõpus see leping läbi sai, et tulime tagasi, et suvel juba liitusime uuesti Floraga ja nii ta läks, et see esimene aasta jäi selja taha, et oli selline, see minek oli ka mul kõik 2 päevaga pidin otsustama, mäletan augusti lõpus, 30-31 august ja ma olin veel 12. klassi täpselt minemas. Et lõpetasin selle 12. klassi siis läbi muidugi suuresti emabiga ja läbi interneti, et õpetajad Tallinna Saksa gümnaasiumist tulid mulle väga vastu. Väga äge. Kuigi see 12. klass juba enamus sai mul reaalkoolis juba esimese 9 aastaga õpitud ja 10-11 ka kenasti läbitud. Küll juba 2 korda, seal 11 käisin 2 korda päevas Flora trennis. Vanemad vedasid hommiku kaugelt siis kooli ja siis trenni ja siis kooli, siis uuesti teise trenni ja siis veel autokooli. Mõnus siuke logistika ettevõtte põhimõtteliselt. Jah, et palju jõudis noorena. Tagasi tulid Florasse, 2 hooaega Floras, mõlemad olid edukad, tulite Floraga mõlemal korral meistriks. Siis tuleb uudis, Anier sõlmib 3-aastase lepingu Norra klubiga Stavangeri Viking. Stavangeri Viking, jah. Õige, niipidi vist, jah. Kuidas see alguse sai? Mäletad? Jah, siis nagu sa mainisid, tulin tagasi Florasse. 2 head hooaega vist jällegi suutsin väravaid lüüa. Kuigi meil oli väga hea meeskond, siin oli ründajaid täis, et Sander Post ja Jarmo Ahjupere ja Juha Hagola ja Saha Vaiko ja et Tupikov ja Konsa ja ründajaid oli küll, aga suutsin noorena jalga kinnitada ja Tarmo Rüütli vist oli veel tol hetkel jah, need treenerid vahetusid sel hetkel, et aga Tarmo Rüütli oli see vist, kes mu esimesena koondisse võttis, et need kõik treenerid, keda ma enne ka nimetasin, et nad on kõik mu karjäärile nagu selle lükke andnud. Iga asi nagu omal ajal, et aga see Norra minek just. Jaa, Norra minek, et
õnnestus väravaid lüüa ja kuidagi jäin silma jälle kellegile agendile ja skautidele, et ja siis Floral õnnestus mind müüa. Ja Stavanger Vikingil oli nagu suur huvi osta, et neil oli väga hea ja prestiižikas peatreener Åge Hareide, kes mind võttis tol hetkel, sest oli hiljem veel Taani koondise peatreener ja abitreener Pep Clotet Ruiz, kelle läbi siis Jude Bellingham sai endale karjääri hoo sisse ja ta hiljem oli Birmingham City's peatreener ja väga suure taktikalise Hispaania kooliga treener, kellega meil oli väga hea läbisaamine tol ajal. Aga oli teisi kosilasi ka sel hetkel või? Tead, alati on olnud teisi kosilasi. On jah, need on raske meelde jätta. Ja kõik need üleminekud on olnud alati ka teisi huvilisi, ka teisi tahtjaid, et ja siis on kuidagi läinud nii, et on tulnud see, mis on mulle omaseks tulnud. Kuidas sinna see sulandumine läks? See oli nii-öelda tegelikult vist nii-öelda ametlik sinu esimene välisleping, eks, et eelmine oli siis laenuga, nüüd see oli nii-öelda ametlik välja ostetud 3-aastane leping. Kuidas kõik see esimene hurraa sinna minek oli? Jaa, teistmoodi, selles mõttes Itaalia kultuuris siis nüüd Norra kultuuri, mis oli siis külma ajaga, mis oli siis rohkem meile omane võib-olla, mis ma eestlasena olin harjunud, et selline põhjamaine, mis mulle, ma arvan, ühtpidi selles mõttes inimesena sobib, et mulle meeldib kõik see Põhjamaa kultuur ja mäed ja loodus ja samuti, et küll me hiljem jõuame ka sinna Aasia maadeni, et samuti mida ma siis tol hetkel ei teadnud, et mulle hiljem, et mulle see soe väga meeldib, et ka see lõunamaa päike, et mis on eluks väga vajalik, mis annab siis energiat igatepidi, aga jaa, et ma mäletan neid esimesi trenne, et Rune Almenning Jaarstani oli väravas, siis Norra koondise väravat ja mul läks trennides väga hästi, et Berisha vennad ja kellega ma sain sõpradeks ja igast klubist on nagu jäänud väga lähesi sõpru siiamaani, et tol hetkel, kus ma elasin siis Johan Simon Edmundsoniga, kes veel lööb Väärisaarte koondisest väravaid siiamaani, et me olime Johan Simon, see oli mul üks kord karjääri jooksul, kus ma jagasin tuba, siis koos Joonasega elasime Sampdorias koos noorema Itaalias, siis teine kord oli, et Norras Vikingis elasime seal staadioni lähedal ilus korteris Johan Simon Edmundsoniga, et meil olid eraldi toad ja üks suur elutuba, et siis saime trenni koos jalutada. Et ta siiamaani mängib Väärisaarte koondis ja neil läheb väga hästi, ja ta on ka väga kõva karjääri teinud samuti, et nüüd ta vist ka mängib kodumaal tagasi samuti. Aga sealt hüppame kohe edasi, järgmine oli sulle, läksid laenule 2013 Fredrikstadi ja see oli laen oli nii-öelda aprillist kuni juulini siis, juuli keskeni. Et milline su enda see tunnetus oli, et Viking sind laenule saatis, et oli see pigem nagu siuke samm tagasi või see oli pigem siuke nagu uus algus jälle? Eks neid samme tagasi tuli siin karjääri jooksul selles mõttes näiteks võtadki ühe sammu tagasi, et jällegi 2 edasi minna, et aga just see mul see karjäär pigem läks nagu üles, nagu läkski. Nagu aktsiad käivad üles-alla ja nagu elu, et loomulikult osadel mängijatel läheb see ainult ülespidi, et vaata võib-olla võttes Ragnarit, et tal oli suurepärane karjäär ja väga hea meel, et kellel lähebki nagu kogu aeg võib-olla klubitiga ülespidi ja võib ka paljudel mängidel teistpidi minna. Aga kuidas see üleminek oli? Sa ise tundsid, et see on pigem nagu samm tagasi või oli seal mingi probleemid teil Vikingiga või nagu lihtsalt ei olnud lihtsalt treenervahetus, ma mäletan, tuli uus treener, Rootsi treener, et kuidagi tal, siis ma juba hakkasin aru saama, et siin on ka Norras seal 21 aastane vist olin, et see on sport ja äri ja et siin on kõik pisi nuansid, et jalkas, et nagu mainisin Eesti passiga ja hiljem just Saksamaal see nagu tuli hästi välja kuidagi, aga sinna me jõuame, et treeneril tulid mingid omad mängijad ja Fredrikstad väga tahtis mind, täpselt nii, ja Fredrikstad väga tahtis mind laenule ja siis mõtlesin, et miks mitte, et Raio mängis ka seal mingit rolli või? Ei mänginud tol hetkel, ei. Ma vist Raioga rääkisin paar sõna, mäletan enne, et ma olin päris noor ja koondis niimoodi rääkisime. Ja ta väga soovitas ja see oli Fredrikstad väga ilus linn, et väga armas, et Rocco seal praegu väga naudib oma jalgpalluri karjääri, et ma loodan, et ta läheb väga hästi ja tal läheb siiani väga hästi,
et ilus väike linn ja tore aeg oli, tore aeg, lühike, aga tore, et lõin mõned ilusad väravad ja sain uusi ja häid sõpru terveks eluks siiamaani, et mäletan, Haitam Malesaamiga mängisime koos, kes nüüd mängib Bodo Glimtis ja on väga kihvti karjääri teinud, et Haitam ja seal mõned Simen Rahvn mängib siiamaani, kes mängib veel Roccoa koos, et neid kontakte on, jah. Siis läksid sa Vikingust laenule Šotimaale, Motherwelli. Siis palju see Henrik Ojamaa seal soovitas või kuidas teil see asi läks üleminek? Jaa, et Henrik ilmselt tegi eestlasena nagu väga hea töö ette, et ta oli šerif selles linnas. Et Motherwellis, et on niisugune väike armas linn, et Motherwell ja Hamilton olid kõrvuti, et me elasime Hamiltonis. Henrik läks ära, ma kolisin tema korterisse, et väga lahe rajoon ja selline kõik see Šotimaa, sellest on seal nii palju juhtus see kultuur, see inimeste mentaliteet, et olgugi, et neil on nagu pilves paljugi, aga nad on kuidagi sellised väga avatud ja soojad, et see huumor ja kuidas nad nagu ellu suhtuvad, see mulle väga meeldis. Aga kuidas nad sind vastu võtsid? Nagu, jaa, soojalt, et ma mäletan esimene päev, kui ma siis Norrast liikusin nüüd Šotimaale Motherwelli, et selline rahvna, selline Šotimaa, selline otsekohasus ka või? Jaa, absoluutselt, et nad on väga siuksed väga otsekohesed, et võib-olla isegi kui inimest ei tunne, aga nad mõtlevad siis kõike läbi huumoriprisma, et võib-olla et väljaspool Suurbritanniat ma siis ei kasutaks või paljud inimesed ei kasutaks nii otsekoheseid väljendeid või ei pruugi nagu paljudele inimestele hästi mõjuda, et Aasias ja mujal, et aga seal see sarkasm ja see huumoriprisma on nagu selline väga tähtsal kohal, et ma mäletan esimene päev riietusruumis, et mõtlesin, et kuule, et ma ju oskan inglise keelt küll veidi, et saan nagu aru ka, aga siis kuulsin, mis nagu omavahel meeskonnased räägivad, mõtlesin, kuule, päris keeruliseks läheb mul siin. Et ma ei saa ju mitte midagi aru. Aga 6 kuud läks mööda ja siis ma sain nagu juba kõikidest nendest šoti aktsentidest ja slängidest aru. Neil on tugev see, jah? Jaa, väga tugev, jah. Et nii erinev, et oled Edinburghist või oled Glasgow'st või oled siis Põhja-Šotist, et see on nii, ja samuti mööda Inglismaad, et see on nii erinev ja need muud riigid, teised veel, mis Suurbritannias. Siis Motherwell sõlmis suga lepingu kuni nii-öelda 2-aastase lepingust aga sellel hooajal siirdusid sa teisesse Bundesligasse. Aue Erzberg või kuidas õige on? Erzbergi Aue, jah. Osteti sind üle sinna? Osteti, jah. Ja see oli vist, sa oled ühes intervjuus maininud, et see oli kõige suurem üleminek või? Nagu see oli Motherwellile ja vist jah, tol hetkel oli Motherwellile kõige suurem üleminek. Niipidi? Ja vist ja ka Auel samamoodi vist oli kõige suurem ost. Okay. Et vist Motherwell oligi müünud 2 mängijat ja mõlemad olid eestlased. Et Henrik vist müüdi Leegiasse ja mind siis teise Bundesligasse Auesse. Sa mäletad seda summat ka või? Või tead enam-vähem suurusjärk? No ma umbes tean jah neid summasid. Seda... Jääb see sinna... Ei, täiesti... Kuhu kohta? Täiesti... summadest, mis me ikka räägime. Okay. Täiesti... Arvestatav summa ja et mis siis nagu on mängijale loomulikult hea selles mõttes võib-olla, et tead, et klubi sind väga tahab, et nad on nõus sinu eest raha välja käima ja seda mul paar korda karjääri jooksul juhtus, et läks hästi Motherwellis, me see teine hooaeg lõpetasime Celtic Kõrel, esimene hooaeg lõpetasime Celtic Kõrel teisena. Meil oli väga selline family club, et väga selline hästi väike ja kõik väga kokkuhoidvad ja selline väga hea positiivne energia oli meeskonnas, et mulle soovib selline ja meeldib, kui on meeskonnas selline positiivne energia, siis mu endal mäng läheb paremini, et kui mingid arusaamatused või sellised natukene mingid miskit nagu negatiivsust, mis loomulikult alati igal hooajal igas meeskonnas tuleb, aga just kui on selline positiivne hea tsoon meeskonnas ja et siis nagu endal tuleb mäng hästi ja ma usun samuti meeskonna tervikuna, et oota, aga vend oli ka sul seal ju, kui sa läksid Saksamaale, eks? Jaa, Auesse minek ja et Motherwellist osteti. Hannes tuli just Odensest, et teda taheti nagu võtta kui projektina, et tal läks väga hästi Taanis see aeg ja samuti läks Florasest ja siis ta ju osteti Odensesse Florast. Et
see siis mõtles, et 2 eestlast ühes teise Bundesliga klubis, et väga harukordne. Päris huvitav. Väga harukordne, vennad ütleks ka üldse veel, maailmas ja vennad, et kahjuks aeg jäi lühikeseks, et seal tuli nagu sellised väga, väga platsivälised asjad sisse, et seal 3 inimest läksid ära, eks? jaa, et uskumatu. Kes sind sinna tõid põhimõtteliselt? Oli see president ka või? Yes, lõpuks läks ka veel spordidirektor ja peatreener, kõik? Täpselt nii. Et kõige, kellega me algul istusime koos nii treeneri kui spordidirektoriga, kellel oli väga suur huvi siis mind ja Hannes meeskonda tuua. Et ja nagu alles oli, et see oli juba 10+ aastat tagasi. Et kahjuks kuidagi esimesed 5 mängu kaotasime ja treener siis Falko Köts, kes oli väga hinnatud treener ja kahjuks lahkus, siis spordirektor lahkus natuke peale teda kohe ja siis ka president vahetus kuu ja midagi hiljem, et siis oli juba täise uus ideoloogia meeskonnas, et meil oli Leedu parim mängija Arvidas Novikovas meeskonnas ja Ivan González Lopez tuli just Real Madridist, kes kaitses, et hea meeskond, aga kahjuks see aeg jäi nagu lühikeseks. Aga siis see mõjus nagu muud moodi, et enesekindlusele ja kõik see. Aga mis sa siis teed? Nagu, oled sa selline inimene, et nagu lähed otsima peatreeneriga, et kuule, vestleme, et leiame mingi lahenduse või milline tüüp sa tegelikult oled? Seda ma olen õppinud läbi karjääri, et ega need vestlused väga kuhugi ei vii, et eks, aga loomulikult sa tahad mängijana mingit aru saama ja seda on, ma usun, kõik mängijad kogenud, et mingi hetk neid tekib, et siis natuke aru saamatu, et miks sa ei mängi ja alati kõik tahavad mängida ja ma rääkisin selle uue treeneri, küsin, mis seis on, aga ei tulnud talt mingit nagu sellist otsest vastust, et vahel on nii, et sa lihtsalt, absoluutselt, tegime tööd edasi, tegime trenni edasi, palju tegime lisatrenni, mäletan Hannesega seal ja Au oli selline väike Ida-Saksamaa külakene, et jällegi uus kultuur, uus kõik, et platsil nagu ma lõin väravaid samuti edasi trennides, kogu aeg võitlesin, aga seal nagu paningi seda tähele, et ju siis päris alati ei ole ka sportlikud mõõtmed need, mille järgi siis pannakse mängu kuidagi, et mulle tundus, et ma olin parem, kui seal keegi Saksamaa passiga ründaja, aga siis treener eelistas teda ja üldsegi välismaalased said vähem mänguaega teised, et kuidagi see läks niimoodi ja siis mentaalselt keeruline aeg? Jaa, väga, et ei olnud lihtne nagu siis just olin harjunud, et Madervelis mul läks nagu kõik pigem hästi ja veel osteti ka ja siis nagu just mainisime, et kõik need, kes meid klubisse tõid, et lahkusid ja tuli selline väga uuesti ümberharjumise protsess, et see mentaalselt mõjub loomulikult ja mängina tahad ju mängida ja kuidas sa sellistel, kindlasti sul on karjääri jooksul veel neid mentaalselt keerulisi hetki olnud, oled sa kuskilt küsid abi, on sul mingi toetav inimene, kellel sa pöördud, kuidas sinu peas see asi käib üldse? Või leiad, või sa pead tegema, ma ei tea, mõned peavad täitsa aja maha võtma, matkama, kõigi jaoks on see väga erinev, leida see meditatiivne tegevus. Absoluutselt, et ma olen igast erinevaid asju proovinud ja eks ma olen oma nagu nendele madalperioodile võib-olla ise saanud, ise loomulikult enda peas nagu kõigest nendest välja tulnud, et olen muidugi perega väga lähedane, et alati vennaga arutan, räägime iga päev, et ta on ju samamoodi olnud hea jalgpallur ja ka välisklubides õnnestunud mängida eestlasena, et me nagu tunneme ja mõistame üksteist hästi, et olgu need vigastused või olgu see vähene mänguaeg või olgugi need kõik positiivsed hetked, et mida me jagame alati, et tema on mul alati suureks abiks ja samuti vanemad ja sõbrad ja lähedased, et need on need inimesed, ma arvan, kellele saab toetada. Arutad nagu läbi ja Hannes oskab lihtsalt kuulata ja anda mingit nõu. Täpselt nii. Siis hüppame edasi. Dundee United. Sotimaale tagasi. Jah, Jackie McNamara oli coach, mäletan tol hetkel ja mul läks hästi Madervelis eelmised hooajad ja mulle meeldib see liiga. Siiamaani olen suht kursis ja alati jälgin, et üldse see Suurbritannia jalgpall, et ta on selline võitluslik ja väga selline aktiivne, et kohtunikud lasevad mängida võib-olla natuke rohkem ja selline väga kaasahaarav, ma ütleks, et nii pealtvaatajatele kui mängijatele endale. Aga siis, kui sa läksid sinna tagasi, selline nagu teadlik valik, et Sotimaalt tuli see pakkumine, et ma lähen kindlalt sinna sellepärast, et sa teadsid, et ma olen sul juba hästi teinud, et saada nii-öelda rajale tagasi. Samuti, et kõik nagu lepinguliselt sobis, et leidsime hea lahenduse agendiga ja klubi väga tahtis ja oli huvitatud, et siis on jällegi, sa tead, et sind oodatakse
ja loomulikult jällegi peab tõestama ennast alati kohe kõikides trennides, et tahaks mänguaega, tahaks väravaid lüüa ja aga Šotimaa on selline väga, väga special, et fännidest nagu lööd värav, oled kohe kuningas, et seal on väga kiirelt nagu from zero to hero ja teistpidi from hero to zero, et mõni vale puude või et mentaalselt paljudele mängijatele võib nagu see väga hästi, väga karmilt nagu mõjuda, et seal peab olema tugev, noh, et ei, igas klubis, kus ma Šotimaal mängisin, ma ütlen, ma käisin need kõik etapid läbi, et oli väga head ajad ja et olid ka seal need kehvemad ajad, et aga ma olen tänulik kõikidele. Järgmine oligi Šotimaad, sul oli seal kõva reielihase rebent tuli seal, olid 3 kuud väljas Hibernianis, on õige? Täpselt nii, ja selle natuke mul meenub nüüd samuti, et kuule, päris hea selline saade, mul meenub endalgi tagantjärele. Pärast teeme kalendri ka ja anname välja. Eks loomulikult nii palju seikasi on veel ja nii, aga jaa, mul oli enne Hiberniani võimalus minna Wisla Krakowisse, mäletan mõni nädal aega Wisla Krakowis testimisel. Et lendasin Dundee Unitedist või lendasin Edinburghist Wislasse ja sain seda Poola kultuuri ka veidi tunda, et nad väga tahtsid mind. Mul läks väga hästi testimine, aga kuidagi, et Hiib siis ka, Alan Stubbs oli kähva tol hetkel ja ta väga oli huvitanud minust, et jäi kuidagi Šotimaa see, mille kasuks ma otsustasin, ja trennis läks väga hästi kuhugi, et Edinburghil on väga võimas treeningkompleks ja suurpärane linn Šotimaal, et tahaks tagasi minna kindlasti külastama millalgi ja nii palju muruväljakuid ja asju ja meeskond oli meil hea, et ma mäletan, ma esimene trenn siis, või oli teine või kolmas trenn, et lõin peale nagu, et võtad ühe puute ja siis teisega lõin ja kõiki vasaku jalaga. Ja lahendasin vist kõik olid peaaegu seal sees, et hästi lõin, aga siis 10. või 12. löök, et tõmbasin esireie ära, et olin 3 kuud väljas ja et see või nagu... Aga siuke klubipoolne tugi oli ikkagi olemas ja... Ja absoluutselt ja toetus ja fännidelt samuti, et paar mängu sain siis mängida, et mäletan, et vist... Kahjuks neid vähe, vist ainult 3 tuli, aga ühe assisti, mäletan Jasonile andsin, et Jason Cummings, kellega ma samuti siiamaani suhtleme hästi, et ta nüüd on Indias teinud kõva karjääri, et ta on mentaalselt väga kuju ja John McGinn oli meil Hiipsis, kes on Aston Villa kapten, et Johniga sain väga hästi läbi, et päris huvitav. Niimoodi hakkad pärast seda võrgustikku kokku panema, siis on ikkagi... ja ei, selles mõttes, et jalka on nagu jah, et saad... nagu enne algusest kui mõelda, et Kristiine poisina, et juba need iga aasta mul oli nagu erinev koht, et erinev kultuur ja erinev linn, et mis nagu inimestega ja meeskonnakaaslastega ja nii platsi väliselt kui platsi siselt nagu sai kokku puuduta ja siiamaani nagu suhted oli, et see on nagu selle üle väga tänulik. Kui sa nüüd ühe korra me hüppad veel oma karjääri jooksul Šotimaale, aga võtame selle Šotimaa nüüd kokku selles mõttes, et mis selle Šoti liiga nii-öelda atraktiivseks teeb või mis sulle endale kõige rohkem sellest kõikidest nendest asjadest nagu meelde on jäänud, kuidas sa nagu iseloomustuksid seda asja? Ühte pulki võib-olla on raske panna, aga... ma arvan, see on kõik selline komplekt, et see, mis toimub platsil, see, mis siis platsil pealtvaatajad või platsi kõrval pealtvaatajad juurde annavad, et on see kodumeeskond, on see võõrsil meeskond, et nad nagu seal, neile meeldib nagu kisada ja karjuda ja sellist emotsiooni luua, et möll nagu jah, et mängijatele annab see nagu lisamotivatsiooni, ma ütlen, olgu siis terve 90 minutit sind sõimatakse, et aga mulle nagu meeldib, et sa tunned, et neile läheb see korda ja see, mis sa platsil teed ja selline võitluslik ja iga ilmaga ja nagu ei hoita tagasi ja seal oli ka väga palju tehnilisi mängijad, et ma ütlen, see selline kooslus sellest Šotimaa liigast on selline väga atraktiivne, nii mängijatele endile kui ka pealtvaatajale, et kõik need siuksed mitte väga modernsed riietusruumid, staadionid, sellised väga rahv, selline autentne, väga autentne ja rahv. Aga need sinu elamistingimused, need olid nagu pigem ikkagi okei? Ja muid väga armsad naabrid Hamiltonis elasin sellises 3-kordses majas, et iga kord, kui trennist tulin, siis mäletan Noora ja John, sellised vanemad inimesed, alati vaatasid, et nii Henri on kodus ja hoidsid nagu mu silma peal. Tõid väikse piruka vahepeal ja? Ja, et saime väga hästi läbi, et hiljem kui mul pere külla tule ja Henrikson nendega hästi läbi, et päris äge? Et jaa, väga kihvt, väga selline südant soojendavad olid nad, et nad nagu hoidsid meid ja võtsid nagu väga omaks.
hüppame edasi. Siis läksid Rootsi, Kalmari. Seal oli Rasmus Helm ja kõik teised koos. Olid, jah, kolm. Kuidas see leping sündis, et üldse sealt nüüd üleminek sinna Rootsi läks? Rootsi oli nüüd peale Hiberiani. Peale Hiberiani, jah. Ma ütlen, et eks see Aue, vaata see treenerite vahetus ja see nagu natukene keerulisem periood mul tuli nüüd karjääris. Aga nagu ma ütlen, tagasi mõeldes ma ei kahetse midagi, et neid perioode tuleb elus ja sain jällegi näha uusi jalkakultuuri, uusi elukultuure, et uued inimesed, uued kohad, et Kalmar oli väga armas suvepealinn, selline võib-olla Pärnuga sarnane, võib-olla kui Eesti mõistes võtta, et jällegi kodusem see kultuur, eestlasena minna siis nagu Rootsi, et ei olnud nagu kohanemis mingit raskust, et juba olin päris palju riike ja klubisi läbi käinud. Nüüd läks nagu loomulikult juba. Ja juba natuke loomulikumalt see kõik see harjumine ja sisseelamine, et meil oli hea meeskond ja Rootsi liiga on väga korralik, väga tugev, et staadion oli väga äge ja fännid olid lahedad ja mulle meeldis see Rootsi jalkakultuur samuti väga. Väga. Siis hüppasid Sotimaale tagasi aasta hiljem. Millest selle sul on päris palju ikkagi olnud neid selliseid sutsakaid, vaata. Et millest sa ise nüüd tagantjärgi mõeldes, et on see vahepeal olnud, sa rääkisime sellest, et kindlasti mingi õnnefaktor ja kes kuskil eelistab ja see, aga kui sa ise sellise analüüsi mõttes oled nagu mõelnud, et kas sul enda, nagu on mingi asi siis sul enda aga puudu jäänud või et nagu oleks pidanud seda natuke teistmoodi võib-olla tegema, et oleks pidanud kuskile kauemaks jääma, oleks pidanud mingi, ma ei tea. Siuke küsimus. Jaa, nagu ma mainisin, ma ütlen, et eriti ründajana, eriti eestlasena ründajana, et palju meil on niimoodi mängeid järjest terve oma karjääri välismaal veetnud, et päris vähe, et on minnakse ja tullakse, et ei ole lihtne nagu järjest konstantselt nagu välismaal olla ja et see nagu nõuab, ma arvan, nii mentaalselt väga tugevust, et loomulikult nagu palliplatsi pead näitama, et on tulnud neid sutsakaid jah, aga hea meelega võib-olla veedaks samuti terve oma karjääri Barcelonas, aga olen samuti tööd teinud ja neid jalgpallileveleid on nii palju, et on mängeid Norra 4. liigas väga häid ja tahavad kuhugi jõuda, aga jällegi veedavad oma terve karjääri madalamates liigades, et samuti teevad sama tööd, mida teevad kõik mängijad nagu kõrgematel levedilitel, aga ja ründaja kindlasti on ka see, keda vahetatakse kõige kiiremini välja, loogilises mõttes. Täpselt, vahet pole, mis meeskonna sa võtad, see rotatsioon on kõige. Ründajana on surve peal ikkagi, sul iga mäng nagu väravaid lüüa ja kindlasti ise ründajad kõike tahavad seda, aga et klubid nagu väga ootavad, et põhimõtteliselt ründaja oled ja löö siis iga mäng väravaid, et päris nii lihtne see ei ole, et see on ikkagi meeskonnamäng ja oleneb nii palju spesifaktoritest, aga jah, et neid sutsakaid mul tuli seal karjääri jooksul jah sisse, aga ma ütlen tagasi mõeldes, et ma olen näinud maailma ja mul alati olnud väga põnev igal pool, et ei ole lihtne see liikumine ringi, et elanud niimoodi kottide otsas. Tekkis kuskil mingi kodutunne ka või? Mõtlen, nagu ma pigem juba kohanesin suht kiirelt, et kus mul süda oli, et seal ma nagu proovisin tunda ennast nii koduselt kui võimalik, et teha endale elamine nii hubaseks kui saab ja leida mõningad sõbrad ja mõningad lähedasemad inimesed, et kes on sellised mulle sobilikud, et ja siis igapäevane töö on ju suht samasugune protsess, et enda kehast hoolitsemine ja mis mulle meeldis platsi väliselt teha, et veel meenus see Rootsis, et kui ma tegin oma esimese golfi green card'i seal ära esimest korda ja kõik need jalgpalli välistegevused igas riigis, et hoida endal pea nagu värskena, et loomulikult on jalgpall see, mis on minu elutee olnud, et läbi jalgpalli on see igale poole mind mööda maailma viinud. Siis tuli Inverness, läksid Sotimaale tagasi, peale Rootsit kukkusite sealt liigast välja. Kuidas see kõik mõjus? Vana sa siis olid? Kas ma olin äkki 25 või? Okay. Äkki olin? Et suht noor mees veel juba kõik need klubid, me läbi päris käisime. Palju jah, niimoodi mõeldes. Ja, et lahe ühtpidi, väga põnev. Aga kuidas see mõjus, et liigast välja kukkumine ja mis see oli ka mentaalselt nagu raskem hetk, ma mäletan, et ei tulnud päris seda, mis tahtsime, kuigi meil oli päris hea meeskond. Richie Foran oli meil kähva selline noor ja
up and coming siis Šotimaa treener, et jah, ei õnnestunud kuidagi mängud, et kahjuks ja siis oli ka jällegi vist see väike sutsaks, et 6 kuud olin seal ja mäletan Lonzanaga, Tombujaga olin koos ründes, kes siis hiljem tegi kõva karjääri Aasias, et siiamaani suhtleme. Lonzana läks sealt Austriasse ja siis juba oli ta Tais seal parim väravõtt ja siis ta oli veel mängis Shanghais hiljem, et Niina Kõrligas ja samuti siiamaani suhtlen paljude kuttidega Invernessist, et käisin matkamas, mäletan, mulle väga meenub, et isa käis külas, vend, ema, vanemad, et Henrikuga matkasin, Henrik oli tol ajal vist Dundee FC-s ja ma olin Invernessis, et tegime seal vabadel päevadel selliseid kihvti autentse Šotimaa matkasid, et nagu ikkagi Šotimaa ja väga selline, mulle meeldis, olgugi, et oli raskem periood, et peale seda ma tulin see suvi juunis Eestisse. Jah, ja seal sa oled öelnud ka, et see oli päris keeruline aeg, mentaalselt olid nii-öelda läbi, aga sa ei tahtnud Eestisse mängima tulla, aga sa oled öelnud, et see oli päris keeruline. Siis sa hüppasidki Soome artikkel Anier sõlmib 1,5-aastase lepingu Soome klubiga lahti. Jah, kuidagi tol hetkel ei teadnud, mis järgmiseks, et Invernessist tulin tagasi. Oli seal igast kaugemaid variante, mäletan, mul Balkani maadesse minna mängima, oli vist Kreekas midagi ja no iga window on olnud mingeid variante, aga tõesti mentaalselt kuidagi nii palju olin teinud juba ja nii noorelt läksin ära Eestisse, et juba siis ma 17, mis ma läksin 17-18, et 7-8 aastat juba välismaal olnud. Päris eri kohtades reisinud seal kottide otsas ja et see suvi, et see suvi nagu tundus see südames nagu, et väga juunikuus päike paistab, et sõpradega aiatennist mängida Tabasalus, et see oli nagu selline hea moment, et puhkus mõjus hästi, et aga tõesti, et tahtsin ju karjääri edasi teha hea isuga ja siis agent leidis, et FC Lahti oli väga huvitavad minust, et mulle meeldis, et siis oligi, et lähedane riik, et Soome, et Eesti kultuuriga nii sarnane ja seal pigem see rahalised numbrid olid väga väikesed, et aga ei olnud nagu tähtis, et peaasi, et mul enesetunne oleks hea, et ma naudiks jalgpalli ja seda täpselt nii ja seda kõike nagu sain, et just kukkusime Invernessiga välja ja siis hea aeg oli. Aga Soome liiga sel hetkel võrreldes Šoti liigaga just tulid sealt? Jaa, teistmoodi, et oli nagu... Oli kõvasti madalam tase siis? Ma ei ütleks nii, et suht raske on võrrelda nagu eriti meeskonnasi, kui sa hakkad võrdlema, et jaa, ta on Soome liiga on tasemelt madalam loomulikult, kui on Šotimaa liiga, et aga jällegi ei ole lihtne, et eriti ründana, ükskõik kus sa oled, väravaid pole kuskil lihtne lüüa, et kaitsed on sul kogu aeg ümber ja üritatakse ju takistada igal pool, et peab ju meeskonna sulanduma ja peab leidma jällegi, sa lähed alati võitlema väljakule, et ükskõik mis liigas, et vaheta vahel võib olla lihtsam, võib-olla mul näiteks mängida, kui ma mängisin ise veel kõrgemal, et meeskond mu ümber toodab mulle võimalusi, et võib-olla löön veel rohkem väravaid isegi kuskil kõrgemal, et kui ka näiteks madalamalt, nii on iga mängiga, et läheb sinna meeskonda, kes siis on tasemest parem, et ta ju harjub selle tasemega ja läheb endal level tõuseb. Soome aeg pigem ütled, et see oli nagu positiivne ja ma olin kodu lähedal, ma sain kodus käia, et vabadel momentidel ja tuli väravaid ja sain jällegi sõpru ja mulle meeldis, ma sain nagu sellise isu ja hea enestunde jällegi tagasi, et mis ja mentaalselt nagu heasse kohta. Ja siis agent helistab, kuule, sul on pakkumine Lõuna-Koreast. Jah, see tuli ka nagu kuidagi selline mitte kusagilt, et nagu just rääkisime, ma ei tahtnud kodust kaugele minna mängima kuhugi ja siis tuli selline pauk, et Lõuna-Koreasse. Kas, mul selline küsimus, kas sina kui jalgpallurina, teil oli pandud mingid piirid ka või agendiga, et kuule, ma sinna kindlasti ei taha või see nagu on sellist vestlust ka või? Pigem ei olnud. Või olid avatud kõigile nagu, too mulle lauale ja siis vaatame? No võib-olla ma ei ole kunagi nagu seal Balkani maades mänginud, et sinna ma nagu, mul oli seal variant, et seal, kus näiteks sõber Joonas Tamm on oma enamuse karjäärist veetnud, et suur austus, et talle väga hästi ilmselt sobib,
Aga siis pigem alati välistasid nagu ma nagu võib-olla jah, esmane valik nagu ei olnud minna, Okay. aga mingit kiire nagu ette ei pannud? Ei, otseselt mitte, ei. Et võib-olla nüüd tagantjärele mõeldes mõtlesin, et ma oleks võib-olla varem võinud veel nagu Aasia suunas vaadata või veel kuhugi mujale, et aga kuidas see tuli üldse, kui agent helistas? Ei, lihtsalt kuidagi tead, see jalgpallimaailm on nii kirju ja need agendid ja skaudid töötavad kogu aeg, et neil on praegu süsteemid on juba nii kõrgel leveli, et kuidagi tuli see huvi just Suwonilt siis minu peale, et neil käiakse läbi nii palju ründajaid, siis kui ma räägin enda positsioonist, et iga klubi Aasias ja iga klubi üle maailma, et leida endale see õige karakter, kes sulle meeskonda võiks sobida, et see on paljuski loterii, et eriti Aasias igas klubis on limiit siis välismängijatele, et palju seal Suwonis oli? Sel tol hetkel meil Koreas vist tohtis olla ainult 3 välismaalist ja 1 Aasiast, 1 Aasia regioonist, ehk 4-3, et meil oligi mina ainuke eurooplane, see oli Kolumbiast Sebastian Velasquez, ta tuli just New York Cityst meile ja siis Chisom tuli Nigeeria topscorer, oli oma Nigeeria kohalikus liigas, et Chisom tavaliselt võetaksegi siis nii-öelda ründavad mängijad või? Jah, oligi, et kahjuks Sebastian oli väga hea mäng ja sellise Messi stiiliga vasakujalnaga 0 assisti ja 0 väravat ja 6 kuud hiljem juba leping lõpetati. Kuigi tegi aastalepingu, et see jalgpallimaailm on karm selles mõttes, et kogu aeg on sul surve peal, et pead ikkagi performima. Aga kuidas sinna minek oli? See oli esimene selline kaugem maa, kuhu see reaalselt lõpuks läksid. Kuidas see oli? See kultuur ja kõik see? Raske minek oli, mäletan Eestist juba, et kuhu ma lähen, ma ei tea midagi. Ma guugeldasin, aga Koreas on seal nagu ei ole Google'it ei kasutata ja nagu teistmoodi ei leia see internetist palju mitte midagi, et ma vaatasin Seouli lähedal, aga ma ei olnud kunagi Aasias käinud. Mõtlesin, aga et selline väljakutse, et oli hirm. Rahaliselt nagu väga-väga tipp-top lepingud kõik, et mõtlesin, et mul ju siis see tuleb minuni see tee, et hirm muidugi, veidi kindlasti, et selline, ei tean ju, mis sees ootab, et selline segane, aga mäletan, kui ma istusin lennuki peale, et Suwon ostis business class piletid kohe, et see lend oli päris mugav, et mõtlesin, et klubi, et väga nagu meeldiv, et klubi väga tahab, et klubi täpselt hinnatakse, et ja siutsin kohal, et aga väga teistmoodi, et treener ei naeratanud, mäletan, ei rääkinud sõnaki inglise keelt, et meil oli tõlk oli iga trenn meeskonnas kohal, oli puutsadega, ülikonnaga ja käis. Päriselt, kogu aeg, kõik asju tõlkis. Kõik tea, jah, et hästi sõbralik vend ja aga lahe. Aga staffist keegi teine ka ei rääkinud inglise keelt või? Vähe, Lõuna-Koreas pigem vähe. Päris keeruline ikka. Et vähe räägiti inglise keelt, et jah, keeruline, jah. Et siis olingi nende välismaalastega, kellega ma kõige lähedaseks sõbraks ei saanud. Aga Suwon Blue Wings, mis on teine klubi siis Koreas, ka Suwonis mängis mu sõber Adam Taggart, Austraalia koondise ründaja. Et Adamiga me saime läbi igapäevaselt ja olime lähedased sõbrad, et see nagu aitas. Okay. Et Korea aeg tagantjärele mega. Algul esimene kuu väga raske sisse nagu sulanduda, aga siis peale seda, et olgu see distsipliin oli mega karm. Mäletan, kuidas soojendused kõik ühes rütmis plaksutasime, et iga trenn oli selline väga distsiplineeritud. Kuidas need trennid seal nagu välja nägid siis? Nagu võrreldes Euroopaga? Natuke teismoodi. Aga muru peal ikka? Muru peal, jah. Ja kunstmurul siis, kui tõesti oli väga halb ilm. Kunstmuru väljak oli kohe suure stata kõrval, et väga vana süke Korea stata, ligi, ma ei mäleta, mis ta mahutab, seal 25 000 inimesest, 30 000, et trennid olid seal. 3 tundi enne trenni alguses pidime kohal olema, mis oli väga ainulaadne, sest meil alati söök kõik koos. Natuke teine kultuur oli seal, jah, et 3 tunni, selle 3 tunni sees oli siis nii-öelda söök. Jaa, hommik oli nagu söök. See on teistmoodi. Söök siis nagu puhkus, paljud nooremad mängijad elasid Statal. Ja meie vanemad nagu siis, kes tulid oma autodega, tulid mujalt ja aga sul oli see eraldi autojuht seal või? Ei, mul enda auto. Oli jah? Kia. Hästi toitis. Manus. Jah, et liigelda ma sain igal pool ja see oli ka uskumatu kuidagi, et ma harjusin hästi kiirelt selle kohaliku liiklusega, et peale Koread, mis tuli hiljem Tais, see oli hullumeelne, et oota, aga hüppame veel korra sinna. 3 tundi varem olid kohal, söök, mis te siis tegite? Söök siis, jah, seedisime ja olime nagu, kõigil olid oma toad, et me olime staadionil ka oma toad? Staadionil oma toad, jah. Et nagu suur stata selline, et oma toad olid kõigil, et seal saime puhata, seal olid kõigil oma voodid. Et sai kergelt lõunaõnnakut teha või nagu veel puhata ja no päris head tingimused niimoodi öeldes. No jaa, ei olnud küll supermoderne kõik, aga et kõik oli nagu olemas. Et oli seal jäävannid, saunad, eraldi sellise ühiskasutuseks, et
ja staffi ja seda selles mõttes ikkagi nagu suure klubiga tegemist, et kõik see oli ja absoluutselt, ja massöörid ja jõusaali, kõik oli nagu Statal olemas, Aga mis selle mänguliselt või liiga mõistes, mis see, kuidas see ta on selline, no Lõuna-Koreas on sellised hästi töökad ja kunagi ei virise, et väga sellised sihikindlad ja samuti see nagu ja jalgpallis, et nagu paistis silma, et nad nagu võitlevad lõpuni alati ja mulle meeldis, mulle sobis see liiga, et ei ole üldse lihtne liiga, et Lõuna-Korea ja Jaapan on Aasias siis kõige hinnatumad ja räägitakse tihti, et Jaapan on täiesti number 1, mis minu meelest ka on, aga et Aasia meistrite liigas või üleüldse, kui nad mängivad sõprusmänge, et paljud Korea meeskonnad kuidagi nad oma sellise pealehakkamisega nagu söövad ära, et jaapanlased on veidi tehnilisemad. Aga kuna neid välismängijad on nii vähe, kas sa olid siis nagu full star või? Selles mõttes kohalikus... No fännidele ma meeldisin, Aasias ma meeldisin fännidele küll niimoodi, kui nagu mõelda, et kultuur oli fännides nii erinev, et just tulin Šotimaalt, kus siis pigem sõimati. Kui mäng ei läinud nagu pigem hästi, et kui Koreas ei läinud mäng hästi, siis pärast mängu toodi kingitusi, öeldi, et hoia pea püsti ja järgmine mäng läheb paremini ja et sellise... Aga melu mängudel? Lahe. On ikkagi nagu lärmakas möll ka ikka? Ja, et teistmoodi, et oli staadionil, mäletan see, et kes siis, kuidas sa ütled, et see, kes läbi viis nagu mikrofoniga tõmbas inimesi käima, fännid olid toetavad, tegid häält, lippude asjadega, et enne mängu kogunesid, enne mängu tehti pilte, peale mängu oodati ära, tehti pilte, et selline õige kultuur, et nagu ikka päris juba. Nagu ikka päris, jah, ikka absoluutselt. Et... Nii, siis sa hüppasid Hollandisse tagasi, Hollandisse Go Ahead Eaglesisse. Jah. Sul oli samal ajal Hiinast oled öelnud karjääri parim pakkumine? Jah, kus selle on kuskil välja öeldi ka, jah. Ja see must tuli meelde ka, et... Aga sa ei ole öelnud kunagi, mis see siis oli? Mis pakkumine see oli Hiinast? Jah, see oli Koreas nüüd, kui mul siis tegelikult õnnestus kanda kinnitada nagu seal täitsa Aasias, et mulle meeldis see kultuur, see mentaliteet, kõik see, et mis ma nägin ja kogesin, et see oli kuidagi nii mastaabilt nii suur ja nii jalgpalliselt kui ka selle väliselt, et siis ma mõtlesin, ma tahaks kindlasti Aasiasse nagu jääda mängima ja aga tulin tagasi vist detsembris, siis hooaeg lõppes ja Aasias tihti ongi üheaastased lepingud, et nad juba isegi kui läheb suht hästi, et nagu klubidele meeldib vahetada välismängijad eriti. No jah, kui sul on ikkagi... Limiit on väike ja Aasias on nii palju afriklasi ja brasiillasi ja päris palju serblasi, et neil on nagu selline et skandinaavlasena nagu, või seal põhja-eurooplasena seal olla pigem harukordne, et mul läks nagu seal ka hästi ka, et ja tulid tagasi, siis tuli kõne, et Hiinast pakkumine või? Jaa, et agendid seal olid mingi, mäletan, jaanuari lõpus oli jutt, et kuule, et see Hiina klubi on Londonis, Hiina kõrgliiga klubi on Londonis campis, et lendan Londonisse Tallinnast, mäletan, mõtlesin davai, et see oli Hiina kõrgliiga klubi siis? Hiina kõrgliiga klubi, jah, väga kihvt, et aga ma ei teanud, Hiina nagu kunagi ei tõmmanud mind niimoodi kuidagi nagu sisimas, et mõtlesin, et ei tea, et mis ja mida sealt oodata ja siis see venis veidi 2 nädalat ja siis mõtlesin davai, et ma olen nõus lendama Londonisse ja siis agent helistab uuesti, et kuule, et mingi viirus hakkab Hiinast liikuma, et hetkel on natukene mingid blokid ette pandud, et kahjuks ei ole võimalik, et siis tuli see aeg, jah. Et siis tuli jah see aeg. Aga ise oleksid siis nii-öelda valmis olnud minema Hiina kõrgligasse? Ma olin nagu juba natuke plaasisin seda nagu ikka igat üleminekut, et 2 nädalat mäletan läks aega, kui nad said mingid asjad räägitud ja juba leping vist oli mulle saadetud. Aga see vist on nagu rahaliselt ongi vist kõige parem pakkumine siis? Ja see oli rahaliselt. Sellepärast, et Hiina kõrgliigas me teame, et need ei ole kõige väiksemad. See oli jah, päris arvestatav summa. Ja see toob juba naeru sul suudle siis, kui me praegu seda räägime, siis järelikult see väga väike summa ei olnud. Selles mõttes, et see ei ole kõige tähtsam elus üldse, et mul on nägu kogu aeg naerusuine. Aga lihtsalt vahepeal on ka hea seda, et sa tunned, et see oled hinnatud. Jaa, absoluutselt igas klubis niimoodi, et aga lihtsalt siis jäi see katki ja tuli Hollandist Go Ahead Eagles, väga selline perekondlik klubi, et Deventeris väike linn ja natukene nagu võib-olla raske hetk oli, et just olin Koreas sellises kõige sellise suurem melu keskel ja siis Hollandisse jälle sellisesse vaiksusse ja
minna, et jälle Euroopasse tagasi. Aga samal ajal otsisid, Aasiast ei otsinud siis mingit uut väljundit? Jaa, aga ei ole lihtne, vaata. Ei ole lihtne, et igal pool juba klubid komplekteerivad ja nagu mainisin, limiit on igal pool ja ei tulnud ühesõnaga lauale mingit nii ei tulnud nagu midagi huvitavat jah tol hetkel ja siis juba tulin Hollandisse, Hollandi Go Ahead Eagles, väga hea klubi ja kus siis samuti Sandro Post ja Henrik enne mängisid ja siia praegu läheb neil väga hästi, et mulle meeldis väike linn ja siis kuigi jah, sain just ennast vormi, tegin 2 mängu, mäletan, esimese kodupubliku ja teine Maastrichtis ja siis tuligi see koroona kahjuks peale, et siis jäin üksi sinna Hollandisse 4 kuuks. Sa oled öelnud ka vist, et nii-öelda peaminister kutsus kõiki tagasi, aga sa olid seal nii-öelda veits natuke kinni või seda kuidagi? Mäletan jah, et nii läbi siis nii vähe, kui ma neid uudiseid loen, et siis tol hetkel tõesti need uudised olid, et kõigil oli arusaamatus ja kõik selle mis nagu edasi, kuidas see elu edasi liigub, et oota, kas olidki seal kinni siis, et ma olin kinni, sa ei tulnud sealt? Klubi ka ei teadnud ju, mis saab, et kas kõigil kohe lepingud ei lõpetatud ja siis olingi 4 kuud seal, et selline tagantjärele õpetlik periood, et tegin süüa 3-4 korda päevas ja tegin joogat ja tegin kodus seal ukse peal, tõmbasin lõuga, mäletan, ukselingi, et tegin kõikide koduste vahenditega. Päris karm ikka. Hoidsin ennast nii vormis kui võimalik ja siis õues jah, mäletan, käisin jooksmas alati, et Sam Peukamaga käisime peaaegu tihti seal selle Aisel järjes, Sam mängib nüüd Napolis, et hollandlasest keskkaitse, et ei olnud kõige lihtsam periood ka? Ei olnud üldse lihtne periood jah, tagasi mõeldes, et aga heas vormis olin ja siis tuli leping lõpetati, siis kõigi sai läbi, et ei teadnud, mis vaata edasi, kuidas see läheb, et tulin siis juunis vist Eestisse, sain lennata või mai lõpus, ma täpselt ei mäletagi. Ja siis ühel hetkel istusid 24. detsembril jõululauas ja siis öeldi, et tuleb leping allkirjastada Muantuang United ja Taist. Siis sinna vahele jäi see Paide periood, et kuhu samuti võib-olla ei olnud kõige lihtsam otsus Eestisse tagasi tulla, et oli see koroona aeg ja. Et aga see maailm oli kõik nii arusaamatu ja et ei ole ju lihtne väravi lüüa siin Eesti liigas samuti. Et tulin ja... No ikka natuke lihtsam ikkagi kuskil teises kohas, ma arvan. Kus sa just tulid võib-olla? No jah, et ikkagi, et aga tulin ja lõin vist peaaegu iga mäng värava, et ja siis tuli väga hea ja pakkumine Taist, et mäletan, ma olin Mehhikos nii vähe, kui mul oli neid puhkusreise olnud, et ma olin venna ja sõbraga Mehhikos reisil ja siis agendid võitlesid, kes siis saab minuga selle esimese kontakti, et kelle kaudu see, et kes neid, seal on ka omamoodi sul on kogu aeg olnud ju sama agent ei ole või? Ei, agendid on vahetunud ikka, et oled vahetunud? Jah, aga ei ole olnud nagu läbi karjääri ühtset agenti, et need võivad alati ka vahetuda. Ja siis nad võitlesid omavahel, kes nii-öelda saab? Ja need olid välismaa agendid, et kes siis saab ja selle ülemineku tehtud, et aga mul ei olnud nagu vahet, et ma suhtlesin see, kellega mul tundus, et kõige sümpaatsem oli ja siis ütlesin jah sõna ja ütlesin, et laske mul nüüd taheti hästi kiirelt, et see Tai klubi president tahtis kõik hästi paberimajanduse kiirelt korda saada, et tal oli seal veel ründajaid loomulikult, keda Championshipis taheti ühte Inglismaa suurt ründajat, ma mäletan, ja siis minu ja tema vahel nagu, et lõpuks nad valisid minu ja 24. detsember, sorry? Kas see oli selleks hetkeks parim leping või ei olnud? Sa mõtled? Ja nagu nii-öelda rahaliselt ja tingimuste mõistes kõige parem leping, mis sulle siiamaani pakuti või? Või ei olnud? Rahaliselt oli kõige parem leping, selles mõttes Tais, et läbi karjääri on mul nagu, et okei, tingimused on igal pool ja alati väga okeid olnud, et 24. detsember mäletan jõululauas olin jah, et siis helistati mulle, et mõtlesin, las ma söön nagu perega jõuluprae ära, et aga ei, et kuule, meil on kartulikapsas laual juba, rahu. Ei, et kuule, et palun pane allkiri alla, et siis ma ütlen okei, et siis pead lendama 1. jaanuar, ütlesin okei, mitte 2. jaanuar, vaid 1. jaanuar, hommiku vara ja lendasin Taisse ja ei teadnud, mis meid ees ootab, et Bangkoki ja siis olid kõik see karantiini testimised ja see oli veel kõik ju hästi aktuaalne, et olid siis karantiinis 2 nädalat, et mul oli tuppa pandud nii trenažöör kui ka ratas ja siis pulsiv öö ja pidin saatma fitness coachile iga päev oma ülevaate, et ma tegin oma töö ära toas. 2 nädalat algul mõtlesin päris pikk aeg,
aga jällegi tagantjärele mõeldes oli huvitav ja sain hakkama kenasti. Kuidas see liiga, kuidas see meeskond? Hea liiga, väga kuum, väga niiske. See kliima ka, jah. Et väga, aga Koreas oli samuti suvel väga kuum ja talvel läheb seal külmemaks, tuulisemaks. Aga Tais mulle meeldis, palmipuud, kõik see soe kliima lihastele taastumisele, fännid jällegi olid nii toetavad, mis seal Mongtongiga meil käis 7-8 tuhat vaatamas igat mängu. 2-tundine mäng olid kohal, kõik fännid ja elasid kaasa ja peale mängu pilte ja autogramme, et seal oli nagu väga selline kultuuril vägev ja väga raske liiga, ei ole üldse lihtne. Ka kõrgema kvaliteediga seal mängijad on tulnud ja ei ole hästi läinud, et niimoodi ükskõik mis Aasia liigas, ükskõik mis Aasia riigis, et mul mäletan, esimene mäng oli Ratchaburi away ja 1-0 võitse minu väravast. Meil pool meeskonda jäi karantiini, jäi koroonasse ja ei teadnudki, et mis saab nagu, et ja mängu ära ka ei jäetud, kuigi meil nagu vist klubi üritas seda rääkida nii, et jätame ära mängu, aga õnnistus võita ja mul värav lüüa ja siis kohe jällegi, et fännid olid mul väga nagu lähedased, et mis sa Tais vabal ajal tegid siis? Ujusin, taastusin, lugesin, matkasin, tutusin kohaliku toidukultuuriga ja et toit oli super ja mäletan, trennid olid meil nagu pärast lõuna alati Tais, et hommikul oli võimalik teha, et nii kuum oli. Et kell 5 hakkas trenn, 4:30 kell 5 ja treenisime Statal ja Stata lähedal olid ka kolm muruväljakut, et kompleks oli väga korralik, et Mongtong on selline üks suuremaid klubisid Tais ja ühe suurima ajalooga samuti, et Buriram ja Mongtong, need on 2 kõige kuulsamat, et peale trenni oli juba suht hilja ja tegin süüa endale või käisin kuskil söömas ja siis jällegi mingid taastusprotsessid ja valmistusin järgmiseks päevaks, et eks ta läbi karjääri nii on olnud. Aga kuidas see üldse nagu mingi sõpru leiad või mis loogika seal on nagu? Ei olegi otseselt, ei ole lihtne ka, et hea, kui ma ühest meeskonnast või igast meeskonnast ühe nagu lähedasema sõbra leian, kellega siis jagada mingeid ühiseid storisid ja probleeme ja seal oli ka 3 välismaalast või? Tais oli 4+1. 4+1, üks siis Aasiast. Ja Sardor Mirzaev oli Usbekistanist, ta oli Aasiast ja siis oli üks ASEAN veel nagu, üks võib-olla veel Southeast Asiast. Ehk siis meil oli Filipiinist Jesper tulid Jurgordenist, tal oli siis Rootsi ja Filipiini pass. Et ta nüüd mängib siiamaani Tais, et sain kõigi välismaalastega lähedaseks sõbraks, et hoidsime kokku väga ja 2 Brasiiliast, et Lukas Rocha ja William Pop. William on siiamaani Mongtongis ja Williamiga oli mul väga hea mängus skeemia ja mänguväliselt samuti, et tegime barbecue'si koos välismaalastega ja vabal ajal ja Füsio oli Serbiast, kellega hästi läbi saime, et no siis ikka midagi nagu, kui on mingi vaba päev, midagi kellegi koos teha, siis vähemalt oli mingi inimene. Oli ja et Koreas oli see keerulisem, et meeskonnakaas ei rääkinud palju inglise keelt, et mäletan, käisin kohvil nendega, põigun tagasi korra, et käisin kohvil, mäletan Koreas, et Google Translate'iga siis suhtlesime omavahel, et mis soovite ja saime räägitud kõik jutud, et teistmoodi. Ja Tais oli jah, et ju siis mul oli see Korea kogemus juba all ka, et siis Tai oli nagu kõik lihtsam vastu võtta ja läks hästi mul esimene 6 kuud, läksin ju lühikese lepinguga ja siis pikendati mu lepingut, et ma lõin vist kõige rohkem väravaid selle 6 kuuga jooksul, et 11 mängu vist 8 väravat või midagi. Ja seal oli väga häid ründajaid, väga häid mängijaid just välismaalaste hulgas, et ja kohalikud on väga tehnilised, et väga kihvt aeg. Aga sellise jalgpalli mõistes, milline see mäng välja nägi, oli see siuke, millist jalgpalli seal mängitakse? Ta oli pigem selline avatum, et tailased olid väga tehnilised, et võib-olla vähem robustsed kui just Koreas, mida ma kogesin, aga pigem rohkem tehnilised, sellised väiksed ja siis välismaalased olid väga kvaliteetsed, et need andsid nagu igas meeskonnas siis nagu sellist lisajõudu ja lisapaurit, et mäng oli siis lõpus, kui seal 65 minut juba ette lõi, et väga kuum oli, et oli ikkagi väga niiske, et 40 kraadi seal, 30+ oli kogu aeg ju, et siis oli see mäng läks, loomulikult sa väsid juba see kliima nagu, see kliima räsib julmalt higistad. Räsib väga palju higistasin, et oi,
peale soojendust vahetasin ma endale kõik kedrad, kõik sokid, kõik aluspesu, lühikesed püksid välja soojendussärgi ja siis poole ajal kõik vahetasin endale uuesti välja teisele poole, aga lähed välja 5 minutit jälle läbi märgeta. Aga seal on mingi siuke nõustaja ka, kes nagu nõustab, et palju mingi elektrolüüte asju peaks tarbima või see pigem tuleb ise sul see? Või... Jaa, no see on juba läbi karjääri ise on, ka on paika saadud kõik see vahendid ja taastusprotsess, aga loomulikult igas klubis siis ka suunatakse ja antakse nagu abi. Ma mõtlen just, et seal see meeletult higist, et seal on nagu eraldi teema see, et sul oleks vaja. Jaa, aga kohalikud nagu fitness treener oli kohalik ja nii, et ju siis mulle meeldis ise alati ja meeldib siiamaani alati uurida, et kuidas ennast viia järgmisele levelile ja kuidas veel taastusprotsesse kiirendada ja kõik see toitumise ja taastumise pool on väga huvitav, ja väga-väga vajalik sportlastele, et see oli mul endal käpas juba. Nii, Aasia viimane peatus Hong Kong. Li Man või Li Man või kuidas see õige man? Võib mõlemad pidi. Kuidas sinna see oli, see üleminek, kuidas see välja nägi? Jah, siis oligi, et olin Hong Kongis, ma sain vigastada, ma sportlase song tekkis mul detsembris seal, et see teine hooaeg ei olnud nii lihtne, et olin pikalt väljas 4 kuud lausa, et oli kuidagi valu ja ma opile ei saanud Saksamaale kuidagi minna. Kuhugi, et olin Tais ära, ei lastud ja tegin harjutusi ja sain ise õnneks jaole, et said korda sellega seal ise? Jaa, käisin pea iga päev füsiokliinikus, et igast nõerravid, igast kõike, mis nagu taastaks kuidagi ja teeks ennast nüüd paremaks ja tegin harjutusi ja sain ise lõpuks, et ta veel tegi mulle veidi liiga, küll ka siin 5-6 kuud hiljem mäletan peale seda, et siis mäletan mul tulles tagasi detsembrist Kitši väga tahtis mind, et Kitši kohta ma olin kuulnud, et Forlan mängis Kitšis Hong Kongis just ja Dejan Damjanovic oli siis üks Lõuna-Korea suurim legend, Montenegro ründaja, kes tegi Aasias väga kõva karjääri ja väga hea ründaja, et Kitši väga tahtis mind ja Mongtongist, aga mul oli 6 kuud lepingut järel Mongtongiga ja mõtlesin, et ma ei taha praegu minna ära, ja siis hiljem sain vigastada, et pidi nii minema ja lõppes leping Tais ja tuli jällegi, agent kuidagi võttis ühendust, üks uus agent jällegi ja huvi... Jälle lihtsalt... Ja, no see on kuidagi süsteemis vaata sees, et mul ei olnud lepinguga agenti. Okei, ei ole... Aga see on päris huvitav, siis agent lihtsalt... See ei ole ju selles mõttes selle klubiga seotud agent ju. Selles mõttes ta on ju tavaline, vaatab, kuule, see vend võiks sobida küll sinna. Nii käibki mööda maailma. Vaatab data järgi, ma pakun seda venda mõlemale, ma pakun ennast sulle ja ma pakun selle klubile põhimõtteliselt nagu. No ja eks klubiga neil ole mingi kontakt juba varem loodud. Jah, selles mõttes küll, jah. Olema ja siis nii on paljud mängijad turul, ja siis kuidagi jõutakse mängijateni, et läbi siis nende agentide, kellel on lepingud, läbi partnerite, nagu enne mainisin. Et nii see maailm käib, et ma ütlen, ma ise ei ole agent, et ma kõike nii täpselt ei tea ka. Ja tuli see Liimani huvi, siis ma googeldasin selle klubi, vaatasin, et 1 punkti kaotsid Kitšile eelmine hooaeg. Et väga huvitav. Et let's go. Et siis oli juba lihtne, ma mäletan, et 2 Aasia riiki on all ja lendasin sinna ja teadsid veits, mis ootab? No ei teadnud, jällegi uus, et mõtlesin, et Hiina nagu kunagi ei olnud, ei tundu mulle nagu kõige sümpaatsem võib-olla kuidagi sisimas, aga et Hong Kong oli väga kihvt, et teistmoodi väga international ja väga modernne ühtpidi, teistpidi seal teab kõike, et seal oli private randasid ja seal oli kõike seda business hub'i, et ja 10 meeskonda kõrgliigas ja korralik andmine, et välismaalased olid väga-väga head, samuti brasiilased. Ja tulite ju meistriks mitte ühtegi kaotust? Ja uskumatu karjääri jooksul tõesti, et oli päris huvitav tõesti, et meil kuidagi oli nii hea ja kuidagi jooks meeskonnas ja algusest peale esimene mäng oli Bali Unitediga, mäletan Asian Champions League qualification Hong Kongi suure statale, et mulle endalegi üllatuseks tuli, et nii hästi mängisime, et Bali United, suur Indoneesia, üks parimaid klubisid. Ja võitsime 4-1, et mul endal esimene minut lõin latti seal, et peaaegu oleks kuigi suurepärane algus, aga meeskonnakaaslased tegid oma töö ära ja hästi mängisime ja Mitchell Paulisen, kes tuli siis just Hollandi kõrgliigast meile Liiman ja brasiilased olid mul ääre peal. Palju seal võis siis välismaal? Seal oli vist 6 võis olla nagu meeskonnas, et jah, 6, igas riigis on veidi nagu erinevalt, et hispaanlased, kes kaitses ja
üks argentiinlane oli jah, 6+1 vist nagu. aga kui sa niimoodi mõtled, kas seal te mängisite sinu karjääri kõige paremat jalgpalli või? Nagu meeskond? Jaa, nii on raske öelda, aga tõesti nautsin seda protsessi. Oli Tais väga häid mänge, oli Hongkongis uskumatu see hooaeg, kui me tagasi mõelda, et lahe, et sain Aasias nagu nii nagu hästi kuidagi kanda kinnitada just põhja-eurooplasena, et seal on nii palju nagu segavaid faktoreid ja üleüldse see elu on nii teistsugune, et selle üle on nagu hea meel ja sealt on nagu nii palju häid mälestusi, et miks sa, nüüd selline küsimus, miks sa sinna edasi jäänud siis praegu? Jah. Oli variante või? Jaa, oli. Mul nüüd jällegi, et Indiast on kogu aeg terve karjääri jooksul nagu tahetud, aga kuidagi ei ole tõmmanud see India niimoodi, et aga võib-olla oleks väga huvitav väljakutse samuti, et aga never say never, et Hongkongis 2 hooaega olin isegi, et nagu enne mainisin, Aasias on harva, kui on pikalt, väga pikaks jääd ühte klubisse, et ma ei mõelnud sinna, ma mõtlesin sinna... Jaa, sinna regiooni nagu üleüldse, et oli Malaisiast, oli Indoneesiast, oli Vietnamist, aga mis ma olen juba oma poole elust olin välismaal ja et mõtlesin, et kuidagi äkki tulen suvel nüüd kodumaale ja vaatan, mis tunne nagu tekib, et tahtsid lihtsalt nagu enda peas, lihtsalt tegelikult olid nii-öelda otsustanud ära, et ma tahan lihtsalt Eestis ei olnud pigem mitte nii, ei, et pigem olin väga avatud, et mõtlen, ma siin, miks mitte, võiks veel välismaale minna vabalt, et sel hetkel tundsid lihtsalt, et... Lihtsalt sel hetkel tundsin, et et liiga sai läbi ja kahjuks kaotsime selle viimase mängu, oleks peaaegu tulnud double championiks 2 aastat järjest, et siis kuidagi Varr seal võttis mulle ära viimane mäng ja mängisin seal pool vigase selle hüppeliigesega ja kahju see viimane mäng kuidagi ja kõigil olid pead väga norus, et jäime teiseks, et siis tulin siia ja lihtsalt ei tulnud nagu pakkumiste mõttes võib-olla midagi sellist, mis mind nagu rahuldaks. Et midagi laual oli, aga mitte päris seda. Jaa, no ma oleks võinud oodata rahulikult ja ma arvan, et oleks tulnud lauale päris huvitavaid atraktiivseid pakkumisi, aga siis mõtlesin, et teen hetkel nii ja olen kodus ja ei ole ammu nagu seda elu siin ka elanud, et viimati olin koroona ajal, siis oli nagu väga teistmoodi, et pool elu nagu välismaal olnud, aga päris nagu ei ole kõige lihtsam sisseelamine ka olnud, et aga kui Eestisse tulid, kas sul oli peale Paide ka teised kompasid ka maad või pigem mitte? Kombati maad küll jah veidi, et aga ma lihtsalt Paides juba olin ja mängisin ja et tundus kõige nagu südamelähedasem ja ainuõige. Ma küsin sult mõned küsimused veel. Meil on mõned vaatajad, kuulajad ka saatnud küsimusi, aga siis ma seon need omavahel siin mõnusalt ära. Miks sul ei tulnud ikkagi sellist läbimurret mingi top 5 liigasse või mõnda Euroopa kõrgliigasse? Jah, et eks jalgpall teeb... Oled üldse analüüsinud sellist asja või kas on üldse mõtet üldse seda analüüsida? Mul on selline küsimus ka tegelikult, aga noh. Ikka olen mõelnud ja loomulikult on isu ja kirg mängida nii kõrgel kui võimalik. Ma arvan kõigi jalgpalluritel aga tead, ma olen või kahetse midagi oma karjääris, et olen nagu väga tänulik, et ma nendes kohtades olen läbi löönud, kus ma siis mängisin ja et seal on nii palju neid erinevaid tasapindasid, et loomulikult ma oleks taht väga Inglismaa kõrgliigas mängida. Ja Inglismaa kõrgliiga oli sinu nagu see... Mulle väga meeldib, ma arvan, mulle sobiks see, et kahju, et kunagi Inglismaa oli mänginud, et aga sain Šotimaal seda aastaid kogeda, et seal on nagu väga, väga lähedane see kultuur, et eks ta ole pisi asjad ja ei oskagi nii öelda, et kus midagi nagu võib-olla tegemata jäi, aga et eestlasena ma arvan sellise karjääri, mis ma nagu suutsin teha ja siiamaani nagu see veel kestab, et pigem nagu ei taha midagi kahetseda ja loomulikult ma olen mõelnud neid asju, et top 5 kõrgliigasse ja näeks ennast seal mängimas ja koondises olen ju palju saanud võrrelda, et aga kuidagi jah, nii see õigel ajal õiges kohas olemine ja nii need karjäärid lähevad.
millised olid sinu sellised ootused, kui sa läksid sinna esimest korda üldse Aasiasse, et mis oli selline nagu kultuurishoki mõistes kõige huvitavam või nagu siuke vapustavam asi? Või isegi nagu siuke, et nagu ärev või ebameeldiv asi? Palju asju. Et võib-olla siis, kui ma üldistan lihtsalt, et olidki, et need inimesed olid nagu nii teistmoodi. Et sa mõtled siis inimese puhul mida? Inimestel lihtsalt kõik see mentaliteet, kuidas need käitumismaneerid, nende kohalik kultuur, et kuidas ellu suhtute, et eurooplastena oli nagu see teistmoodi võib-olla, et toidukultuur, kliima, et need olid nagu väga sellised peamised suured faktorid. Aga inimestena millised nad siis on, kui sa peaksid need iseloomust? No igas riigis oli erinev, et näiteks Hongkongis ma algul mõtlesin, et keegi ei ole nagu sõbralik, et mul ei ütle keegi nagu tere. Mõtlesin, liftis võin nagu viisaks saata, et tervist, et siis mõtlesin, et okei, keegi nagu ei vastu ütle ja siis mõtlen, et aga ju siis hiljem mõtlesin, et teenil on 10 miljonit seal, sama suur alaga peal kui Tallinn. Nad ei jaksa ju. Et üks vend seal, üks et kes see jälle seal punasõvemega Euroopa vend ütleb mulle tere jälle, et mis ma, et nad ei jaksa, neil omad probleemid, oma elud, et aga hiljem mõistsingi, et nad ei ole tegelikult nagu mitte sõbralikud, vaid lihtsalt neid on nii palju seal ja nagu nende kultuuris, et sa ei jaksa kõigile nagu niimoodi ei pea lihtsalt kõiki tervitada, aha. Et võib-olla lihtsalt see oli nagu selline teistmoodi ja päris huvitav jah, sellepärast, et lähed sinna, ma kujutan ette, sa oled viisakas vend ka, teretad kõiki ja keegi midagi vastu ei ütle, vaatavad tuima näoga kõnnivad edasi. Jah, teistmoodi oli, et Šotimaal nagu oli vaata teistmoodi jällegi, et iga hommik tuli, you're right mate, et nagu, et kuidas sul läheb. Väike small talk sinna. Yes, aga tegelikult nad nagu võib-olla ei mõelnud, et tegelikult neid ei huvitanud, nagu, et kuidas sul väga läheb, vaid lihtsalt see on nende viis, nagu kuidas tervitada, et siis Aasias oli see nagu teistmoodi ja lihtsalt kuidas on inimesed viisakad nagu Aasias nagu teistmoodi, neid on nii palju, aga kõik on nagu nii korras ja nii puhas, et see mulle ka nagu meeldis, aga olgugi, et jah, see Tai on nagu veidi erinev siis, kui on näiteks ka Hong Kong ja Lõuna-Korea, et Southeast Asia, aga iga oma riik on nii oma näoga ja kui sa pead valima ühe toidu sealt, mida sa sööksid, mis see kõige maitsvam toit on? Tead, igas riigis oli nagu nii head toidud, kus ma olin aga vali mulle üks. Lõuna-Korea, Tai ja Hong Kong. Vali mulle see üks, mõtled, et nagu see on see, noh. Kui ma sinna läheks, ma võtaks kindlalt selle. Ma ütlen vist mulle, ma pean nimetama kõigist. No ütle siis aga kõigist üks. Lõuna-Korea kana oli super, ja Lõuna-Korea see samgyeopsal ka, et mis asi see on? See on see, kus sa kuukid ise siis liha, et kuukid on igast variante, et kas sealiha, veiseliha või et mulle nagu veist väga meeldis ise kuukida ja see oli nagu hea ja kvaliteetne ja selline nii teine kultuur, et istud ja mis mulle veel Aasia kultuuris väga meeldis, et inimesed jagavad nagu toitu, et sa ei söö üksi, vaid et kui on toit laual, siis sa kõik oma kaaslastega jagad, et lahe, et on väikseid restorane Hong Kongis, kus sa lähed, istud nagu ümber laua, et kõik suvaliste inimestega ja siis kõik nagu suhtlevad omavahel ja suudavad jagada ja see on nagu siuke jagamiskultuur on nagu täiesti suva inimestestega. Jah, nagu noh. Kuule, ma võtsin selle kana, mis sul seal ei, on? Ei, no mitte päris niimoodi nagu toidu mõttes, vaid lihtsalt siis sa juba hakkad jagama oma emotsioone ja juttu ja selles mõttes, et et aga kui sa oled oma seltskonnaga, lähed ühte suurema seltskonna, siis sa jagad nagu seda kõike toitu, et selline aga Tais, mis sa Tai nimetamata praegu Tais mulle meeldis, mis see Tai nimetusega oli, oota kõige see maitsvam toit, mis mulle väga meeldis, ta oli Pad Thai sarnane, aga mulle meeldis mulle ei meeldi see Tai nimi nüüd, aga selline kana nuudliroog, et Tai pärane, et kergelt sügi vürtsikas ja see oli väga hea. Tais olid suurepärased puuviljad, väga värsked ja kookos selline väga värske, et kookosvesi, mis mulle väga meeldis. Väga tervislik. Oli mingid siuksed ebatavalisi traditsioone ka, mis seal näiteks klubiga käiakse. Saho Vaiko käis mul siin külas, siis Saho Vaiko rääkis, kuidas nad käisid alati mingi hõimupealike juurest läbi ja tegid oma mingeid asju seal. Ja igas riigis samuti oli meil, et Tais siis nad olid budistid paljuski, et tänati, et seal oli see tänamiskultuur väga hinnas, et ma täpselt neid kõiki kujusi ei teagi, et kus siis need rituaalid meil olid enne hooaega, enne trenni või alati, kui president tuli kohal, et siis käidi need rituaalid läbi, et
Aga kui teie välismaalast on, mis te tegite seal? No me lihtsalt proovisime sulanduda nagu sellesse kultuuri, et austasime ja noogutasime kaasa ja olime ühtse meeskonnana, et samuti Hongkongis, et jällegi teine kultuur, et mäletan enne hooaega, sa olid laudade peal igast niisugused draakoni kujud ja Hiina kultuurile omaselt, et toob õnne meeskonnale ja toob õnne hooajaks ja tervist ja rahu ja väge ja et selline Hiina kultuur ja siis samuti need teiste Aasia riikide kultuur, et see oli väga, väga lahe oli kõik seda kogeda. Kui sa peaksid valima, et kuhu sa tahaksid uuesti tagasi minna, kuhu sa läheksid? Sa tahad kõik need läbi käia niivina, aga nagu mängijana, mis sa mõtled, et nagu see oli ikkagi kõige ägedam koht? Raske on välja tuua ühte seda kohta, kõik on väga omanäolised kohad ja need riigid on olnud kõik väga lahedad, et võib-olla ütleks siis Itaalia näiteks, et kui ma olin esimesena Itaalias, ja enne, mis ma mainisin Inglismaa, et need kõrgliigad. Mis on see suurim õppetund, mida sa kogu sellest nii-öelda väliskarjäärist praeguse hetkeni, me ei saa öelda, seda kunagi veel ei ole rohkem, aga siiamaani kaasa võtad? See kõige suurem õppetund? Õppetund. Või mis õpetas sind kõige rohkem? No sellepärast, et sa oled ikkagi seal lennukis istunud ka päris omajagu, nagu et varsti sellest saab juba raamatu kirjutada, palju sulle seal lennukis aega oled veetnud, aga... mitte ainult lennukis tõesti, et väga palju. Et seda on hästi palju, et mis... Mööda maailma, et lihtsalt võib-olla see, et kuidagi kihvt on näha olnud, nagu kuidas eri kultuurides inimesed elavad, et võib-olla nautida nagu alati seda hetkes olekut ja nagu austada inimesi sinu ümber ja jääda nagu positiivseks, et paljuski arvame nagu, et alati on muru kuskil mujal rohelisem, aga et tee nagu elu endal mugavaks seal, kus sa oled, ma arvan, antud hetkel ja see siis nagu, mis nagu peaks sulle tooma rõõmu ja rahu, et ma usun, et see on nagu kõige tähtsam, et väga äge. Et alati võib-olla inimesed kuidagi praeguse maailma nii kirjuks ja keeruliseks läinud, et kõik nagu otsivad, et alati kuidagi saada midagi paremat, aga ma usun, et tuleb nautida neid hetki ja kõigil meil on oma rada ja teha tööd ja olla hetkes. Mul on 2 küsimust veel, ennem kui me täna lõpetame. Mida Henri Anier Eestis vabal ajal teeb? Eestis on kuidagi päris kiire see elu praegu tagasi tulles olnud, et praegu ma renoveerin oma korterit. Ise möllad? Ei, kergelt ka abiliselt, et päris mul kuldsed käed ei ole kahjuks, aga alati on võimalik õppida midagi juurde ja kõike ja väga palju läheb rõhku taastumisele. Käin massaažis siin iga nädal päris mitmeid kordi, et on sul nagu mingi kindel inimene, kelle juures sa käid? Ma käin päris erinevate spetsialistide juures. On, jah? Ja, et nii klubis kui ka individuaalselt hästi palju mujal, et saunas üritan sauna ja külma nagu varieeruda, et palju läheb taastumise peale, et praegu siin ennast nagu vormi tagasi tuua just peale seda vigastust ja kõik, et just nagu enne mainisin, ma proovin nautida nii hetkes, kui saan. On sul sellised mõtted ka, teades sind nii palju, kui ma tean, siis sulle meeldib tihti peale mõelda ka, siis mis mõtted on sellega seoses, mis peale karjääri teha? Jaa, mõtteid on palju, et ma siin kõik ei pea, ma arvan, koheselt avaldama, et on igast huvitavaid ideid ja mõtteid, et ma arvan, sellest ei tasu rääkida, et seda on vaja kõike teostada, aga pigem sa tahaksid olla ka... Tahaks Eesti jalgpallile igatepidi midagi tagasi. Seda ma tahtsin küsida, jah. Absoluutselt, et meil on selline väike riik ja väike oma selline kommuun, et võiks nagu kõik olla ühise asja eest väljas ja et ma näen, et siin on nagu nii palju igas nurgas ja aspektis nagu veel kuhu kasvada ja tore on näha, et tuleb uusi talente ja noori nagu peale, et meil võiks iga aasta siin tulla neid mitte ainult niimoodi võib-olla siin 5 aasta tagant, vaid tõesti, et iga aasta igale positsioonile, et jah, ma usun, et kasvada on nagu igal pool ja igas aspektis, No eks me siis tulevikus näe, kuidas hakkad Eesti jalgpalli tagasi andma, aga vähemalt see, mis sa praeguseni oled teinud, kindlasti on suur asi Eesti jalgpallile. Tänan ka, et sa jaksasid ja viitsisid saatesse tulla. Aitäh teile, aitäh!
ja meie ka tõmbame siin otsad kokku, järgmine saade juba varsti tulekul, nii et olge mõnusad ja jälgige jalgpalli.